Nüüd show. Vaba päev täna. Tegin hommikul natukene, oli siukest nipet-näpet teha, tegin ära. Nüüd lähen Mari-Liisiga, saan kokku jalutama. Lubab, et 3-st hakkab sadama, praegu kell on 12:30. Nii et saame 2 tundi jalutada ja võib-olla teha mingeid asju. Nii lahe mõelda, et ma ei tea, kes nüüd on vaadanud vlogmas seal, kui me käisime. Tegelikult see oligi nagu ette salvestatud novembris. Tüdrukutega lihtsalt võtsime mingi metsas mingi maja ja hängisime enne, tegime, chillisime. Et nüüd on juba jõudmas kätte see pool aastat hiljemaks, siis plaanisime samasuguse asja teises kohas. Ja nüüd on siis saanud üks tädi hakkas üle minema, aga siis kui ma seisma hakkasin jääma, siis ta tagurdas hästi kiiresti, hästi kaugel ära. aga jaa, et varsti on meil see asi tulemas ja nii mõnus on, tahaks juba asju teha, kuu aega. See on nagu see täiskasvanute elu. Veel see nädal ja järgmisest läheb kergemaks kogu aeg. Nüüd on viimane kuu veel sellist, et reaalselt pärast seda läheb kergemaks. Aga ma olen natuke mures, mul on päikseprillid kadunud, mis ämm mulle kinkis. Ei suuda neid mitte kuskilt leida. Ilmselt ma olen nendega, muidu ma hoian neid autos, aga ilmselt olen tuppa läinud ja nagu kuhugi pannud. Ja ma ei tea, kuhu kohta. Peab vaatama mõtlema, kust ma selle leida võiksin, aga jah, lähme natukene lihtsalt, ma viin ära ühtlasi ka, pagan, ma unustasin öelnud riided maha. Tahtsin taaskasutusse viia ära paar kotti riideid ja siis seda teha. H&M-i need riided, mis on siis need katkised või plekkidega, mis välja ei tule, sinna saab viia neid, aga ma tahtsin taaskasutusse viia ära neid korralikke riidid, mingid kotid ja mul mingid on autos, aga mingi kott. Võtsin maja ette kaasa, panin korra maha ja unustasin praegu maja ette. Täitsa lõpp. Aga igal juhul, et teeme natuke kasulikku ka. Ja vaatame, mis siin Pärnu peal teha annab. Hakkan siit vaatama, mida ma tahaks. Seda. 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 Nii, käidud, tehtud, nähtud. Issand, kui hea, ma ütlen, kui on variant, võtke mõned tunnid ja minge lihtsalt sõbrannaga kuhugi. Kui suures Mari-Liis tõi mulle tagasi 2 paari päikseprille, mis ma olin unustanud tema juurde erinevatel hetkedel. Ühed on sellised ja teised on sellised. Aga kumbki neist ei ole need, mis mul nagu nii-öelda kadunud on. Aga väga mõnus oli. Pläkutasime, rääkisime hästi palju koertest ja koeratõugudest. Ja väga mõnus oli tõesti ja nüüd hakkaski tibutama ja õige aeg koju minna, uuesti koristama, energia on tagasi. Nüüd show. Mul on praegu selline päev, vaba päev, laupäev, mitte kedagi ei ole kodus peale minu. Härra abikaasa läks eile sõpradele Tallinnasse külla, võttis pesamuna kaasa ja suuremad läksid täna hommikul Tallinnasse, seal on see mingi maskis laul ja mingisugune fännipäev või asi. Nii et ma olen jumala üksi
teen, mis tahan, elan on parimat elu, no mis tähendab põhimõtteliselt seda, et ma monteerisin teile ühe video ära, nüüd see peaks renderdama ära kohe, siis ma ajastan ta esmaspäevaks ilmselt, sest mul on lappesse läinud see graafik nüüd sellega, et ma vahepeal ei olnud aega postitada. Pesin pesu, koristasin, pesin nõusid, piisin, korjasin mingid prügikastid, maja peal prügikorvid tegin kõik tühjaks, viisin välja prügikasti, et kastsin lilli. Ma arvan, mul on mingi 10 potilille ja sükest päris lille. Ja peaks ka hakkama mingi graafiku tegemast. Mari-Liisil on mingi 90 ja umbes ala midagi sükest. Küsisin ka, et kuidas see, ta ütleski, et tal on kord nädalas on lillede kastmise päev põhimõtteliselt. Väga lahe. Ma just ootangi, et ma saan Kerli käest lillebeebisid. Neid spiderplante, mis on siis need, peaks hästi õhku puhastavad olema. Ma tahan teha ühe akna laua peale nagu sellise, nagu need rõdukastilaadsed, pikk lillepott, mis on need, ainult need lilled reas. Et ma arvan, et see võiks päris lahe välja näha. Aga siis mõtlesin ka, et kuna kedagi ei ole, et ma tulen ja teiega koos panen endale selle juukseõli pähe. Et täna õhtul ilmselt või siis homme hommikul, sest täna ma kuhugi ei lähe. Et paneks juukseõli pähe ja siis saaks ära pesta. Keegi küsis ka, ma ei mäleta, kas see oli päris elus või unes või kuskil kommentaaris, et kuidas mul selle juustega läheb. Ja juustega minu meelest läheb jumala hästi. No praegu ei ole sellest mega aru saada, sest nad on pesemata, aga alt ma ei ole värvinud, alt nad on tumedad. Peale teen lihtsalt heledaid triipe ja minu meelest, ma ütlen, on nad kasvanud nagu normaalselt, aga ilmselt ongi vaja sellest rääkida siis, kui mul ükskord on puhtad ja ilusad ja siis saame mingit võrdlust teha või midagi. Pean hakkama juukseharju ja asju tellima. Vaatasin, mul oli Look Fantasticu lehel kontol mingi 15 eurot seda raha kogunenud. Et meil on need veti juukseharjad meeldivad hästi, aga tüdrukutele meeldivad need teist sorti, millel on need sees, need harjased veel nende plastharjaste vahel. Keeruline. Et peaks tellima, me käisime Mari-Liisiga ju linnas, siis me käisime seal Ilus ka, IL-uus, kus ma väga ei käi, ausalt öeldes, eriti. Aga see on minu meelest suht nagu ainuke koht Pärnus, kus on valik või nagu hea valik neid niksi asju. Ja katsetasime seal ühte seda selline huule, Mari-Liis tahtis nagu kaua püsivat, sellist huule värvi. Ja katsetasime ühte nagu huule läige põhimõtteliselt ja paned peale ja siis, kui ta nagu maha kulub, siis jääb see, peale jääb nagu selline, ta nagu huuled värvib ära püsivalt või nii. Ja ma proovisin seda käe peale ja see oli järgmine päev mul veel käe peal. Et ilmselt seda nagu tasub katsetada, sest mulle meeldiks ka, kui kaua püsiks peal. Ma ei saa siit enam kätte seda viimast lõppu. Mul sellega oli tegelikult see, et ma ei mäletagi, kust ma selle sain, kas keegi saatis või ma sain kuskilt kalendrist. Mul läks ümber ühe korra, muidu mul läks ta natuke rohkem, natuke läks ta maha. Aga põhimõtteliselt ma teengi juustega seda, et võtan mingi juukseseerumi või sellise asja. Ja see on siis, mõtlesingi, et näiteks teile oma ära kasutatud tooted ka räägiks natukene mõnest. Et selline oli, aga üldiselt ükskõik millist, mida mul parajasti käe pärast juhtub olema, panen siis peanähale, masseerin sisse, panen juuksed kinni ja siis vaatan, et ta jääks niimoodi 8 tundi või mingi siuke aeg, kas üle öö või siis päeva jooksul, et saaks nagu olla peal, enne kui ma siis maha lähen pesema seda enne. Ja mina ei tea, mul tegelikult praegu jälle pole näha, sest nüüd on juukstülised ka, aga mul juuksur ka ütles, et mul kasvab näha on, et juukseid, nagu uusi juukseid kasvab seest peale hästi palju. Mul on
üks videot, see täna, mis ma just monteerisin, sõitsin tööle, vaatasin vastu valgust, nagu kõik oli sellised pisikesi juuksed täis, nagu juuksed oleks hästi katki, on ju. Või kuidagi sellised, aga tegelikult kasvab uusi pisikesi juukseid sisse ja mul on ju see, et mul juuksed tegelikult nagu lokkis suhteliselt. Mida ma olen ka mõelnud seda hakata proovima, et äkki on ju vahendid, millega saadki oma loomulikku lokki nagu rõhutada, eks. Aga ühesõnaga jah, et naljakas näeb ta natuke välja. Nii, ja nüüd ma olen selline munapea ülejäänud päeva ja ülejäänud aja, kui ma teiega räägin. Aga jah, et seda teen, siis pesen juuksed ära, näiteks kui vanni lähen, panen mingi maski pähe, juuksemaski veel, ja siis pesen ära, et vahepeal ma tegin seda, et ma panin kõik juuksed tegin nagu õliseks, on ju. Ja jätsin nagu niimoodi pähe, aga juhve vaev oli seda välja ausalt öeldes pesta, juuksed tundusid siuksed rasvased ja ma ei viitsinud niimoodi päris teha, et panengi ainult juurte peale. Ja siis teine asi, mis ma ütlen, ma ei tea ju, kas need asjad tegelikult aitavad, sellepärast, et ma hakkasin neid kasutama siis, kui ma võtsin pikendused maha. Ehk et ma ei tea, võib-olla nad oleks niimoodi kasvanud, nagu nad praegu kasvavad, eks ju. Ja paranenud ja uusi juukseid tulnud või ei oleks. Keegi ei tea. Aga üks asi, mida ma veel olen täiesti püsivalt aasta algusest võtnud, on see kollagen. Et praegu mul on apelsini oma otsas, mul on veel maasika piparmindi oma ja siis mul on seda mingit laimi oma. Need on ka siuksed otsa saamas ja tegelikult alguses ma arvasin, et apelsini oma on mu lemmik. Nüüd on niimoodi, et kuna mul kõike neid korraga oli, siis oli lihtsalt mõni hommik on maasika oma tuju, mõni hommik on apelsini oma tuju, mõni hommik on selle laimi oma tuju. Et hästi kõik kolm mulle meeldivad. Põhimõtteliselt vaatan selle järgi, millel soodukad on. Ja Kerli juures käisin üks õhtu. Ma olen siuke sotsiaalne liblikas, ma ütlen. Käisin Mari-Liisiga linnas, käisin Kerlil külas, siis käisin nüüd eile Merlinil külas üle, ma ei tea, aasta. Aga igal juhul, et Kerli kasutab seda kohvivalgendajat, sama sarja oma ja jätkuvalt jumala rahul just käisin, siis ütles, et nii hea tema arust. Aga mul ongi siin, kui rääkime nendest asjadest, mis otsa on saanud, siis mul on 2 apelsini kollageni, olen ära tarvitanud. Üks šampoon, mille ma sain kuskilt kalendrist. See mulle tegelikult väga ei meeldinud. See ei olnud minu meelest kõige parem, ma isegi hakkasin lähemalt rääkima ega näitama. Siis mul sai otsa, põhiliselt sellepärast, et ma raatsin seda eriti kasutada, kui me käisime seal tüdrukutega minu sünnipäeval sügisel vlogmas ja näitasin seal majakeses, mis me rentisime ja siis Helena kinkis mulle sünnipäevaks mingeid Lushi asju ja see on see apelsini kehakoorija. See on lihtsalt nii mõnus, nii hea lõhnaga. Vannis just viimati kasutasin kõik viimase ära. Aga igal juhul, jah, see nüüd on otsas mul. Aga mul on mingid teisi koorivaid kreeme, nii et praegu ma ostma ei pea. See meigikinnitusspray, et see sai otsa. Ja ma ütlen niimoodi, et tal oli pihusti nagu hea. Aga ma isegi ei tea, nende meigikinnitusspreidega on niimoodi, et üks lemmik, mis mul oli see Physicians Formula oma, mida enam ma ei näinud poes. Ja nüüd ma kuidagi olengi jälle katsetan lihtsalt ja ostan, ma ei tea, kuidagi mingeid suvalisi. Mul on veel see, mis Liina käest sain, see Mäki oma on pooleli. Ja üks L'Oreali oma varuks. Et ma isegi ei tea, kas ma seda soovitan. Ma ei mäleta, sellega oli mingi teema, kas see pihusti vahepeal hakkas jaurama või... Ma ei mäleta, miks, aga see ei olnud mu lemmik. Siis mul said otsa need Reeboki deodorandid, mida ma absoluutselt ei soovita kumbagi. Ma ei tea, mul nad ei töötanud, lihtsalt ei mõjunud piisavalt. Siis need, millega ma põhimõtteliselt siin vahepeal vuntse piiran ja mingeid sükst asju teen. Nad on kulmupiirajad tegelikult või nagu sellised väiksed raseerijad, on ju. Ja vaatasin, et Wilkinsoni oma, ma mäletan, kui ma nüüd ostsin, siis ma mõtlesin, et Wilkinson, et on nagu tuntud siuke raseerija firma, et see peab hea olema. Üldse ei soovita, kindlasti on paremaid. Mõtlen ka, et siis, kui ma sealt Look Fantasticust nüüd oma selle krediidi eest tellin, siis ma tellingi juukseharja ja katsetan sealt mingisuguseid jälle. Äkki leian mingid paremad. Siis on see puuder on ju sai otsa. See Catrice'i oma.
mille ma läbi häda siis sain uue tellitud lõpuks. Mega, lihtsalt. Hinna, kvaliteedi suhe, kõik asjad, selliseid säraga pruunistajaid saab, nad maksavad jumala palju. Ja ma praegu mõtlesingi, et ühesõnaga kontuurijaks ma kasutan muidu seda Hoola bronzerit, see ei ole otsas, ma lihtsalt näitan. Aga see maksab mingi 30 €. Ja siis, kui me jälle käisime neid Nixi asju vaatamas, Nixil on see Buttermelt bronzer. Aga mulle tundub, et ta on kerge läikega, aga ma ei tea. Ja ta oli praegu 11 €. Et mul on see, et seda ma kasutan hästi palju. Kontuurijana, pruunistajana ta on hästi ja toon lauvärvina tihti panen lihtsalt peale. Et ta on mulle hästi lemmik, aga ta tundub tegelikult natuke sarnane sellele Nixi omale. Kui ma leiaks sarnase tooni, ma võtan ta poodi kaasa. Et mul seda nagu on see asi, mida ma proovin, et mul on varuks nagu. Aga praegu mul ei ole ühtegi. Et kui ma saaksin hakata 30 € asemel, kuigi seda jätkub, ma ei tea, aastaks umbes, sest ma kasutan teda palju, siis ikkagi nagu, kui ma 30 € toote asemel leiaksin 11 €, mida ma saan osta, siis see oleks nagu hea variant, aga muidu see on hästi hea toode. Nagu selles mõttes seda väga soovitan, et kui kellel vahet pole, kellel hind ei ole määrav, ütleme niimoodi. Et siis ma soovitan. Siis mul sai otsa see seerum, mis oli advendikalendris. Täiega kahju, sest see oli pumbaga. Ja nüüd ma mõtlesin ka teine asi, et need pipetiga seerumid ja igasugused tuubid ja asjad, et kui nagu valida on või kui ma näen või leian või saan, et siis pumbaga ikkagi mulle meeldib kõige rohkem. Niisutavad kreemid, seerumid, siuksed asjad, kõik asju pumbaga on lihtsalt nii mugav. Ja ta oli normaalne ka. Ta oligi vist lihtsalt nagu selline rahustav ja parandav nagu seerum. Aga ma ei ole isegi viitsinud otsida hinda, sest et mul on neid tegelikult neid igast pipetiga ja neid ka siin. Mul ei ole mõtet kindlasti hakata ostma mingisugust seerumit. Siis ma kasutasin ära selle Cosmic Kylie Jenner 2.0 lõhnatestri. Selles mõttes, et täissuuruses lõhna ma niikuinii lambist ei raatsi kunagi osta, et alati kui ma ostan, siis ma ostan nagu sünnipeaks või jõuludeks või midagi. Ja tegelikult ma tahtsin nagu sükast asja teha, et me oleme tegelikult, kui me aasta tagasi Londonis käisime, siis me ostsime keskmise lapsega lennukist ühe lõhna endale, sükse 19 € või midagi sellist maksis 2 peale ostsime, et lõhn on nagu see, et tegelikult ideaalis me ostsime koduteel, aga ideaalis võiks ta niimoodi olla, et kui sa lähed, siis lennujaamast ostad endal lõhna. Sest lõhn on siis see, et kui sa seda terve reisi kasutad, siis pärast pärast tulevikus see lõhn meenutab sulle seda reisi. Et see on nagu, et pole mõtet nagu osta mingit asju, mida mul ei ole vaja või mida iganes on ja, et lõhnasid ma kasutan ja mulle väga meeldib ja see on nagu nii tore mõte minu arust. Ja ma tahtsin Brüsselist tegelikult ka osta, aga lõpuks mul läks kiireks, et ma minnes ei saanud lennujaamas shopata, tulles ma ei raatsinud enam. Ja tegelikult üks lõhn, mis ma tahan, see on üks Gucci uus lõhn, võrdlemisi uus. Ma ei panen pildi siia kuhugi, et ma ei raatsinud seda lihtsalt osta, sest alati ju reisil läheb nii palju raha, et siis veel see lisainvesteering, ma ei tea, pikalt on see, et see on normaalne lõhn, aga ma ostma seda ei hakka, aga kellele meeldivad sellised vanilje ja lõhnad, siis ma soovitan nuusutada poes, sellepärast, et see oli tõesti hea. Siis ma viskan minema lihtsalt, mul on see Rodiali primer. See siuke natukene helendav primer ja selle ma sain mitte nüüd selle aasta advendikalendrist, vaid eelmise, ma arvan, kui mitte üle-eelmise ja see oli mega hea, aga ta on ära kuivanud. Ta on lihtsalt, neil ongi ju, ta on tegelikult 12 kuud ja kui ma teda panin peale, siis ta oli nagu nii siukseks tihkeks läinud, et ta enam ei olnud hea, oleks pidanud rohkem kasutama, oleks pidanud ära kasutama, sest tegelikult mul veel see alguses, ma ei raatsinud teda kasutada, hoidsin kogu aeg, on ja alles ja siis nüüd on käes. Nüüd läks osa ja ostma ma seda ei hakka. See on liiga kallis. Sellega läks nüüd nii. Siis jumestuskreemidest mul on 2 tükki, mida ma üldse kasutan, on see Fit Me ja see mis ta on? Superstay.
Neid ma nagu kasutan, mul on mõlemad siis 2 tooni, segan alati sobiva kokku, mõlematest üks on nüüd tühjaks saanud ja ma ei olegi päris kindel, ma arvan, et ma enam ei hakka seda ostma. Kuigi ta on ka väga hea, aga see on sama hea ja see on pumbaga ja see on pipetiga. Ehk et lihtsalt sellepärast, et milleks mul ei pea ka olema mitut sorti neid imestuskreeme. Mul on hea meel, et ma katsetsin ja ma tõsiselt soovitan. Et keda see ei häiri, siis kindlasti soovitan, aga see on läbi aegade mu lemmik ja mul on siuke kuivema poolsem nahk, ta ongi normaalsest kuiva nahani, et selles mõttes rasusele nahale ma ei tea. Siis ma kasutasin ära, kuigi see on see juuksepikenduste seerum, Periti, kes sain kunagi, väga hea oli ka ja pumba ka, aga kasutasin siis lihtsalt ära juukseõlina. Kuigi pikendus enam ei ole. Siis mul on, ma annan ära kellelegi, ma ei tea. Selle lilla Sky High ripsmeduši, sest et see on, tegelikult ma ei anna, aga ma selle viskan ära, sest et siin on selleks katki see koguja ja siis ei ole võimalik tegelikult seda kasutada normaalselt, ta ajab nii rämedalt läbi seda pläga. Selles mõttes on natuke pettunud ausalt öeldes. Aga siis mul on siin veel see sama, mis mul otsa sai, aga see, mis mul tühjalt tuli. Tulebki meelde, et ma jätsin selle alles lihtsalt, et näidata, milline ta tegelikult olema peaks. Aga siiamaani keegi ei tea, kuidas ta tühjana nagu saabus, aga olgu nii. Siis ma viskan ära ühe NYX-i huulepliiatsi, sest ta on kuivanud ära. Ta on ka, ma arvan, mul hästi vana ja teda on nii ebamugav peale panna, et pole midagi teha. Siin on mingi asja kork. Mis asja kork see on siis? Mingid asja sükest ei ole, kus see kork võiks peale käia. Müstiline kork. Siis on üks D-vitamiin. Muidu ma seda 3000-st võtan. Siis see ripsmeduš mulle üldse ei meeldi. See Huda Beauty oma. Teda on mega raske panna, õudne pläkerdamine endaga. Ma mõtlengi, et äkki kui ta kuivab ära natukene, äkki siis, aga teine ripsmeduš, mida ma üldse ei soovita kahjuks, on see. Sest et ta pudises nii jubedalt ja pani mul silmad sügelema veidral kombel. Et ka kahjuks ei saa kasutada, aga positiivsemal lainel jätkates mul on jätkuvalt, ei, see ei ole positiivsemal lainel. Unustatud. Ei midagi. Ja siis mul on üks, mis mammu sai Tuglase sellest advendikalendrist ripsmeduši ja sellel on ka see, ühesõnaga see, mis peaks kinni hoidma, et seda suuremat plöga ei tule. See läks katki. Ma ei tea, kas see on siis siuke keeruline asi, mida teha. Kuidagi on juhtunud, nii et meil 2 tükki korraga on katki läinud. Siis see Yves Loomi meigiemalduskreem, mis tuletab mulle meelde, et mul on meigiemalduskreem praktiliselt kohe otsas ja Pärnus ei müüda ju seda, mis on 10 eurot ja mida jätkub mingi pooleks aastaks, see Palmersi oma. Jumal küll. Seda sai tellida mingi kuskilt Dinost või Magdast või kuskilt. Aga peab vaatama, sest et need on ainukesed asjad, millega ma endale eemaldan meigiemalduskreem ja mikrofiiberlapp. Siis sai üks pakk karp seda otsa, mis on niisugused need tabletid. Need tabletid, nad on sellised looduskapslid melatoniiniga ja igast Balderiani ja Melissiga. Ja need mul väga hästi aitavad. Aga mul ei ole neid ammu vaja läinud ja tegelikult mul oli jälle see, mis mul on mitu korda olnud ja ma ei õpi oma vigadest absoluutselt. Absoluutselt ei õpi inimene oma vigadest, ma ei tea. Et ma võtan seda Nervastrongen ja vahepeal siin oligi niimoodi, et jõudsin Brüsselist tagasi, suur pingelangus oli, kõik läheb nagu normaalselt, kõik on hästi, kõik on super. Mul ei ole vaja võtta seda Nervastrongist, ma tunnen jumala hästi ennast. Ja siis jätsin paar päeva vahele ja täna öösel istusin üleval lihtsalt 3 tundi keset tööd, selline ärevus hoogvad. Ma ei tea, aga see oli sellest mitte millegi pärast lihtsalt tulid meelde umbes, et mõned
lapsevanemad olid kirjutanud arenguvestlust ja suhteliselt mingid sellised täitsa jooksvad asjad nagu, aga ma lihtsalt suutsin kedrata, üldse kuidagi ei saanud uuesti magama jääda. Ma juba hästi tükk aega pole sükest jama olnud. Ja viimane asi on see Hourglassi puuder. Super, täiesti super. Ja meelega ostaks veel, kui saaks. Aga ma arvan, et see veits kallis. Sellega oli ka see, et tal oli peal, see mulle ei meeldinud. Ühesõnaga see nagu, siin oli see peal, on ja. Ja siit ei tulnud läbi niimoodi, et lõpuks oli jumala palju puudrit alles ja ma ei saanud kätte ja siis ma pidin jälle selle ära kakkuma ja nii edasi. Aga ma jään oma selle Max Factory puudri juurde. Kusjuures ma vaatasin, see oli praegu Look Fantasticus 10 €. Aga mul praegu pole puudrit vaja. Aga lihtsalt ma mõtlen, et Pärnus seal Ideaalkosmeetikas on mingi 18 või. Et päris suur vahe. Võt. Ei oskagi midagi rohkem öelda. Ilukarbi tellisin ära. Tähendab, mis asja? Sest jobu. Ilukarbi raha läks maha. Ma vaatan ka, ma näen just statistikat, et mis videosid vaadatakse või vaadata ja siis ma tean, et osad inimesed kirjutavad, millal sa juba oma ilukarbi nagu video ära teed, on ja samas nagu ilukarbi videosid vaadatakse tunduvalt vähem kui igasugused muid videosid. Et ma arvan, et ma ei hakkagi üldse enam mainima, kui ma mingis vlogis kiirelt ära näitan selle ilukarbi, sellel ei ole pointi. Et pigem nagu tundub mulle, et see hirmutab vaatajad ära, sellepärast, et kui ma panen video pealkirjaks ilukarp, siis keegi ju ei tea, et see on üks asi ainult, et lihtsalt üks osa vlogist, on. Et ja kes ootavad ja vaatavad, need leiavad nii selle ilukarbi contenti ka üles, nii et ilukarbi raha läks ja maha ja nüüd mul on tulnud mingi must 1000 kirja selle kohta kogu aeg, et ta on nüüd jälle natuke lähemal ja jälle natuke lähemal, et ma eeldan, et kuna täna on laupäev, homme ma ei usu, et tuleb, et siis esmaspäeval äkki tuleb. Ja siis ma sain põhimõtteliselt oma mantli valmis heegeldatud. Aga sellega on selline lugu, et ma tahtsin kapuutsi teha ja ma ei suutnud välja mõelda. Ilmselt ma see kaelus osa nii teinud, et sinna ongi keeruline see kapuutsi teha. Igal juhul tuleb ta ilma kapuutsita. Ma lootsin nagu, ma ei tea. Ma tahaks lihtsalt, ma ei viitsi enam. Mul lihtsalt on kopp ees, ma tahaks ta nagu ääred ära teha ja et ma saaks kandma hakata. Sest et võin näidata tegelikult. Aga üks asi veel, mida ma ei ole ka näidanud, on mul see poncho ju, mis mul on ammu juba valmis. Selle särgi ja pükstega väga hästi ei sobi, aga sellise poncho heegeldasin, et seda saabki nagu kanda ühe õla peal või natuke lahtisema kaelusega või nagu tagant lahtisemalt või eest lahtisemalt, et ühesõnaga siuke mõnus asi, mis peale visata. Kevadine. Ise olen hästi rahul. Kuigi ma ei tea. Just ta siin nüüd nagu väga niuke normaalne. Mõtle, ma oleks pidanud ta näitama mingi normaalse nagu outfitiga, millega ma ta päriselt kannaks ka. Aga ühesõnaga, nüüd te olete ära näinud, siia punusin sellised väiksed paelad veel ette. Nii, ja ma näen, nüüd toon selle mantli, aga arvestage, et see mantel on pooleli, on ju. Et ma pean kaeluse ja need ääred veel tegema. Ma teen siuksed samamoodi, siit varukad, mul on veel lõng peitmata, aga muidu ma tegin nagu laiem valge ääre. Ja ma teen siia ette ja nagu ümber kaela ka sellise. Ja ta on pikk. Ta on mul selles mõttes siiamaani. Pole jälle kõige parem praegu näidata siin seda, aga kui ma mingi hetk ääred ära teen ja kuhugi õue taga lähen, siis jah, ma üldiselt tahtsin, plaan oli nagu ta eile valmis saada, aga siis ma juba, Merlin tuli mulle järgi ja ma ei jõudnud. Ja nüüd ma mõtlengi, et täna ma teen need ääred ära, siis on see ka valmis. Ja siis ma mõtlen, mis ma teen, et mul on lallukamps on pooleli, mammus ja mingi imelik asi pooleli. Ja siis need padjakatted pooleli, nii et saan uut mõnusat projekti võtta ette ja ära lõpetada, et see mulle väga ootan juba.
Muuseas, ma tahtsin seda veel öelda, et suur aitäh nende kommentaaride eest. Et nii lahe on see, et kui ma panen video üles, siis on mõned inimesed, kes on alati olemas. Alati kohe kommenteerivad, on siuksed, see on nii nagu tähtis mulle. Või noh, ma tahtsin lihtsalt öelda, jooksis kokku. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et see tähendab mulle väga palju. Et see, et ma muidugi vastan iga kord ja nii edasi, aga ma arvan, et see ei ole piisav, et rõhutada, kui hea meel mul on alati selle üle, et neid kommentaare tuleb ja üldse inimesed, kes alati kommenteerivad ja mõned, kes mõnikord ainult ja igal juhul mul on nii hea meel. Võt. Aga nüüd ma tõmban selle siin kokku ka. Aitäh, et sa olemas oled. Mul on nii hea meel, et sa vaatasid ja näeme juba mõne päeva pärast. Tšau! Mitte kedagi pole kodus peale mine. Mina? Nii. Hea algus. Mitte midagi. Mida ma ütlesin just? Välja. Ma ei tea. Kuurisin. Lasusid. Poja helistab. Mul on muidu... Au. Käsi ei tahtnud minna nii pidi üldse, aga ma ei viitsinud püsti just. Selgaks sügelema.